tere hommikust! Meil on siin juba esmaspäev ja kell on 11:14. Herman nüüd jõudis, täna öösel jõudis koju ja kasutasin jälle võimalust, et minna suurele ringile jalutama. Et siis Melinda jäi Hermaniga koju ja meie oleme nüüd suurel ringil. Ma loodan teha täna mingi äkki tund-poolteist jalutada. Praegu ma olen ära jalutanud juba 15 minutit. Oi, äkki ma olen liiga optimistlik. Võib-olla tunnike saaks jalutada. Või äkki rohkem? No vaatame. Tund-poolteist üks oli ideaalne oleks. Igal juhul keegi küsis mul selle nukamütsi kohta. Et ilus nukamüts. See on Herman käis mingi aeg siin Itaalias. Ta vist Roomast sai selle. Ma arvan, need on need tänava. Siin on see Itaalia märk, on ka Itaalia see kuju. Ma arvan, et see on kuskil tänaval mingi turistikaupadest ostetud, aga jah, ilus roosa selles mõttes. Tahtsin küsida soovitusi, et Melindaga ma sain ikkagi kordades rohkem jalutada. Aga Melindaga ma kuulasin hästi palju podcaste, et põhilised podcastid, mida ma kuulasin, oli see Rahareede või? Jah, kus oli Katri Teller ja siis meesterahvas, mul ei tule meelde, Kristjan Liivamägi. Ja siis ma kuulasin üldse Katri Telleri podcasti. Mis veel? Natuke kuulasin seda Telleri kolmandat podcasti ka. Ja siis oli Dissident, aga Dissident toimis nii vähe neid episoode välja tollel ajal. On nagu omamoodi. Siis, mis podcasti ma veel kuulasin? Hetkel ei tulegi rohkem. Aga soovitage, et seda salajutud ma kuulan vahepeal. On väga meelelahutuslik, aga midagi sihukest harivat tahaks. See sõbrannade, kes need olid mingid Kaisad 2 tükki. See podcast jätab mind kuidagi külmaks. Ma ei tea, see vist nooremale generatsioonile sobib paremini. Ja ma kardan, et ma ei ole Kirstordil veel kuulanud, aga ma arvan, et see on midagi sinna kanti. Et äkki ma olen liiga vana selle jaoks. Aga soovitage midagi eestikeelseid siis. Või äkki mingid inglisekeelseid. Mind huvitavad siuksed nagu pigem, mis on siis harivad. Ja mis on nagu rohkem võib-olla siuksed, võib-olla rahast räägivad ja võib-olla üldse naiste asjadest. Neid beebipalaviku ja neid asju ma ka ei viitsi kuulata eriti, selle beebi juttu. Aga midagi harivat ja võib-olla midagi, mis on nagu selle investeerimisega seotud või midagi siukest. Või jah. Soovitage, kui on midagi, et ma ei ole ise leidnud podcast'e nagu. tere hommikust, on
käes järgmine päev ja kuna Herman on ikka kodus, siis jälle olen suurel tiirul. Mul on nüüd siin kuskil 20 minutit kõnnitud ja ütleme tund aega on mul veel aega. Ma pean olema 11.15 tagasi kodus. Aga proovin täna siis jälle suts rohkem jalutada kui eile. Eile ma tuli umbes 5 kilomeetrit. Proovime täna siis 6 ära teha. Melindaga omal ajal ma ikka panin 10 ja 10+ kilomeetreid iga päev. Ja mõnikord mitu korda päevas. Et jah, ma igatsen neid aegu. Aga igal juhul täna öösel oli meil isegi miinus. Meil oli auto oli jääga kaetud. Nii, jõudsin nüüd tagasi. Mul tuli 5,97 kilomeetrit, peaaegu 6 kilomeetrit. Jätsin nüüd Penelope terrassile, lähen ise tuppa. Herman läheb nüüd Tallinnasse, ta lubas mul selle Ralph Laureni paki ära viia ja Melinda vaatab mul sinna ukse aknast ja lubas Ralph Laureni paki ära viia, siis üks pakk on mul pakiautomaadis, mille ta peab ära tooma, siis ta käib poes. Herman lubas mulle teha lätsesuppi. Äkki ma saan teile näidata ka, et mismoodi tema lätsesuppi teeb. Sa ei ole ka ammu olnud meie vlogis. Ütle ka paar sõna. Tere, mul on nii hea meel, et olla siin teiega koos. Vaundus, et mul on need koduriideid siin. Aga ma hakan tegema lentejas. See on Hispaania see on Hispaania traditsiooniline katuid, lätset, see on mingi suppi ja siis ja kasutatakse just seda sellist lätse, mis on seda värvi. See on siis roheline. See on roheline. Rohelised lätsed. Ja siis tavaliselt kasutatakse oliiviõli, aga mina kasutan nagu vanasti, sest oliiviõli, kui on nii kõrge temperatuur, siis muutuks halvaks tegelikult. Ja lihtsalt ma ei ole tüüpiline hispaanlane. Ma olen siin elanud juba 20 aastat selle pärast. 20 või? Peaaegu. Alles oli 10, nüüd on järsku 20. Aeg lendab nii kiiresti. Aga jah, praktiliselt, et ma panen seda, siis on lügatud purgandid, kartul, ega siin midagi ei ole. Porru läheb, ma hakkame porrud kohe hakkima ja küüslauku oli ka 3 küüt. Siis meil on ka vaja... Küüslauku, mul on vanemate toodud küüslauku. See on Hispaania oma. See on lomo. Seda sa paned ka sisse või? Ei, seda ma ei pane sisse, seda ma näitan, kuidas süüa. Lihtsalt võtad valake ja opiga. Oota. Nii, lihtsalt võtad siit. Oota. See on nii hea tegelikult. Ja lomo on siis siga. Lomo on... Sea kaelalihas või? On sea. Kaelast on ju. Täpselt. Siin on lomo. Ja seda ma väga soovitan, kui te lähete Hispaaniasse. Lomo. Kirjutatakse niimoodi. Caña de lomo. Ja bellota on see on see, mis ta ise soob. Ja see on kõige kvaliteetsem. Kuule, kuupäev on läbi või? Ei ole, see ei ole kuupäev. Ei ole kuupäev. See on mingi asi, muu asi. Nii. Väga hea. Aga mis veel supi sisse läheb? Mingi vorst läheb või? Seda vorsti peab ka lõikama? Ja, vorsti või tegelikult tavaliselt on chorizo, aga meil ei ole chorizo praegu. Siis me paneme... Mis meil on siis? Siis me paneme puerro, ajo, küüslauk, lentejas, lätsed, aga see tuleb lõpuks. Meil on purgandid, seda. Ja siis meil on natukene teismoodi. See ongi kõik või? Meil on Eesti touch. See on tegelikult peekon ju? Ja, see on peekon. Aga kas ma enne praen läbi selle või? Sest see on toores. Suitsu peekon on see? No, tegelikult
kui sa keedad või praed. Okei. Ma praeks ka natukene, sest mulle meeldib, kui toit on natukene praetud. Natuke krõmps, jah. Ja siis on nagu rohkem tehtud kui keedetud. Sellepärast, aga näiteks järgmine asi, mis ma panes kohe, siis oleks kohe need kartulid. Ja siis järgmine asi kohe. On porgandis. On porgandis. Okei, ma hakkan seda porrut hakkima. Ja nüüd Herman läks vahepeal Melindaga õue, aga siia Hermanile ei mainimata, et tomatipasta ka veel läks siia 400 grammi. Ja siis oli veel paprika, suitsupaprika pulbrid ka. Ja praegu siis ta podiseb siin. Ilmselt tuleb vett natuke juurde panna. Aga jah, selline see supp siis välja näeb. Lätse supp. Aga muidu jah, et Herman nüüd läks Melindaga õue ja ma olen justkui praegu nagu üksinda, seepärast, et Penelope magab. Ja nüüd ma istun siin vaikuses lihtsalt. Ma ei tee mitte midagi. Lihtsalt istun, vaatan aknast välja. Vaatan, kuidas metsas puude ladvad kõiguvad. Pilved libisevad mööda. Aga siis ma mõtlesin, et ma võtan korra telefoni kätte. Et teen väikse update'i siia. Et muidu jah, et Herman nüüd on homme veel on kodus. Homme õhtul öösel siis ta lendab jälle ära. Ja siis ta on nüüd täpselt kindel ei ole, aga kas oli jälle üle nädalan ära. Et nendel on vist nüüd, kas oli Viinis, on nüüd 2 kontserti ja neil on saalid välja müüdud. Et see on hästi tore ja üleüldse Impulso Tenors projekt hakkab vaikselt siin hoogu sisse võtma. Et populaarsus järjest kasvab ja järjest rohkem nõutakse ja kutsutakse neid galadele. Et mille üle mul on südamest hea meel, et see projekt tõesti saab, ilmselt läheb suureks. Aga jah. Ja siin keegi küsis, et kas, ühesõnaga, et kuidas 2 lapsega on, et tõsi ta on, et ma olen siin Penelope sünnist saadik ju olnud põhimõtteliselt lastega üksinda, et Hermanil on just praegu september, oktoober, kuni aasta lõpuni, detsember vist on rahulikum. Aga jah, on siin üsna kalender on suht täis nendel ja minu meelest see on ju ainult hea ja vahel ju tuleb sisse ka artistidel on ikka niimoodi, et hooaeg saab läbi ja siis tulevad sekka mõned kuud, kus pole üldse tööd. Nii et ei saa kurta, kui praegu on kalender täis, siis las see ka töötab. Aga ühesõnaga, meil on tegelikult, ma pean ütlema, et kui Penelope sündis ju, siis oli ema mul abiks ja õnneks on Melinda, ma arvan, ta on ikkagi sõnakuulekas ja mul mõned probleemid siin on, aga mitte midagi suurt tegelikult ei ole, et ta on tubli laps, ta väga tubli laps tegelikult. Ja Penelopega ka ju meil siin mingeid suuri raskusi, kui selliseid veel ei ole ette tulnud. Et mulle tundub, et tal hetkel veel ei ole nii suuri neid gaasiprobleeme veel ilmnenud, aga ma ei taha ära sõnuda, et siin on veel, ta on ju alles 1 kuu varsti saab täis, et 2. ja 3. kuul võivad need ka veel ju tekkida. Et siis ma saan aru, see seedesüsteem või see alles areneb välja. Aga seni on ta ilusti oma puksud kätte saanud ja kroksusid ka aga mis ma ise siin tegelikult saan omale tuhka pähe raputada, on see, et ta on ju alles vastsündinu suht, et tema see ärkveloleku aeg tegelikult ei ole väga pikk, aga see on küll jah, et 2 lapsega nagu mul see ärkveloleku ajal Penelopega vahepeal läheb nagu pikale ja eriti just see õhtuna enne ööund, see ärkveloleku aeg kipub minema pikale just sellepärast, et ma pean Melindat suutma ära toita, siis Melinda pestud, pidžaama selga, kõik see õhtune rutiin, nagu see kipub olema meil, ikka läheb üle tunni aja ja selle ajaga Penelopel võib juba tekkida see nii-öelda üleväsimus ja siis ongi niimoodi, et ma panen Melinda magama ära ja siis ma pärast hakkan jagelema
Penelopega. Et ta siis, ta juba nutab ja rabeleb ja juba siis on tal see üleväsimus, et ta ei oska enam siis magama jääda. Ja jah, ma olen siin proovinud paar korda, et Penelopet ennem magama panna, aga siis kuidagi nagu ei klappinud see. Melinda oli juba liiga väsinud selle, ühesõnaga nagu see õhtune pool nagu on natukene raskem. Et ma alles seda nagu kombin, et mis parim kombinatsioon on, kuidas seda lahendada. Täna ma siis proovin niimoodi jälle, et ma proovin Penelope panna veel. Praegu on, kui Herman on kodus, siis on lihtne tegelikult. Herman paneb lihtsalt Melinda ise magama ja mina saan 100% tegeleda Penelopega. Raskus on just siis, kui ma pean mõlemat last panema magama. Või siis, et üks tahab minna magama, teine ei taha ja siis ühesõnaga ma olen lõpuks päris väsinud. ja öösel ka, ma ikkagi ärkan iga krõpsu peale üles, et mul on ikka see kohene alarm läheb mul käima, et ma ärkan kohe üles iga heli peale. Et jah. Aga praegu veel ma näen inimese moodi välja, et veel ei ole silmad aukus ja veel mingit stressi ja sukest. Tegelikult paar korda on olnud niimoodi, et võtab silmad märjaks ja ma mõtlen, et ma ei saa hakkama, et ma olen nii halb ema, aga ma arvan, et see on kõikidel emadel ja seda tuleb ikka ette. Aga siis nii palju mul ju kogemust on, et ma lihtsalt hingan sisse välja ja ma ütlen endale, et see on lihtsalt täna on lihtsalt raske ja homme on kergem. Ja see ongi nii tegelikult alati olnud. Ja ma lihtsalt püüan mitte sinna musta auku masendusse minna. Sest see ei too mitte kellelegi head, ei mulle ega lastele. Nii et ma lihtsalt proovin mõelda sellele, et lihtsalt täna on selline ja homme on parem. Kõik. Ja nii lihtne see ongi. Tegelikult nii on neid raskeid hetki nagu kergem üle elada. In the well I dug myself, 'cause I fell under that spell, and the fireflies in the sky spelled my name in lights, all the hope I just can't see, while I'm hurting and bleeding, but the help is on its way too late. Tere hommikust, meil on juba reede või? Jah, täna on juba reede. Ja meil on siin 9:41 on kell, Penelope praegu magab, aga ta juba seal liigutas, vist kohe ärkab. Ja Melinda sööb mul juba vannaputru ja ma tegin ka siin endale ühe keefiri chia-seemned müsli ja siis panin aprikoosi peale. Mul on kõhuprobleemid viimasel ajal. Põhimõtteliselt peale sünnitust on kõhuprobleemid. Siin proovin natuke kõhtu toetada keefiriga, aga kohvi on mul siin ja teate, ma mõtlesin seda, et mul on siin külmkapis vist meie sünnipäevast saati on selline roosa vein. Ja ma ei tea, miks Herman valis selle ja see on nii kohutava maitsega vein ja see meil seisab seal ja ma mõtlesin, ma kallan selle lihtsalt kraanist alla, see on lihtsalt, seda ei kannata üldse juua nagu. Et ma tunnen nagu mingi alkohoolik, kes peab alkoholi kraanist alla kallama. Aga I'm so sorry, kui kellegile see vein maitses, siis ma ei oska öelda, minul on teistsugune maitse. Ja juhul, kui te olete kaalunud seda osta, siis mina ei soovita. Aga muidu üldiselt eile oli jälle üks nendest rasketest päevadest. Penelope magab öösel väga hästi, aga kusagil pärast lõunat, kui on vaja teha üks pärastlõunane võinaks, siis ta ei oska magama jääda mul. Ei. Ja see on mingitel... Ei oska magada jääda. Ja osadel päevadel, paar korda on veel ennem ka olnud, et ta ei jäägi magama. Ta ei jäägi magama enne, kui ööuni tuleb. Ja
see kestab isegi niimoodi, et ma isegi panen enne Melinda magama ja siis jätkan Penelopega. Et ma ütlen, need päevad on nii väsitavad ja samas öö magab jumala hästi. Et ja siis päeva esimene pool ka magab hästi. Just päeva teine pool kuni siis õhtuni välja, siis see kestabki mingi 4-5 tundi, kui ta ei magagi üldse. No jääb nagu magama korraks mingi 5 minutiks ja siis on jälle üleval. Et need on nagu rasked päevad ja eile oli siis üks nendest ja ma loodan, et täna siis ei ole. Täna on parem päev. Ja siis eile oli veel imelik päev sellepärast, et meil käis elekter ära kodus lihtsalt lambist. See tuli tagasi ja väidetavalt oli see korraline hooldus või plaaniline hooldus. Igal juhul ma ei arvestanud sellega. Mingit teavitust ma ei saanud. Aga siis veel õhtul ka, kui ma lapsi magama panin, siis lendasid mingid hävitajad üle meie piirkonna ja see ausalt öeldes tõmbas kõrhedaks natukene. Ma ei näinud neid, aga ma kuulsin. Ja siis ma pärast uudistest lugesin, et väidetavalt olid siis mingid harjutuslennud või midagi sellist. Aga jah, et kui sa nagu ei tea midagi, siis ehmatab ära tegelikult selline asi. Arvestades seda, mis majanduses toimub ja kuna ma olen lastega üksi, sellised asjad nagu hirmutavad ära. Eriti kui sa oled nagu üksinda lastega kodus, et kohe esimene mõte on, et mis asjad ma pean pakkima ja mis suunas sõitma. Aga võtsin rahulikult ja uudistes midagi nagu näha ja midagi sihukest ei olnud, et midagi oleks teoksil. Aga ma ei kujuta ette, et kui midagi teoksil oleks, kas see kajastuks uudistes. Ma ei tea üldse, miks ma praegu täna nii kuidagi raskete mõtetega ärkasin, et ilmselt see väsimus ja kõik see, et see ei suuda ennast nagu kuidagi normaalselt. Ei suuda normaalselt mõelda ja mõtled kõige hullemaid asju. Eks siis, kui on lapsed, vaata, siis sa ei karda ainult enda pärast, vaid laste pärast. Isegi rohkem kui enda pärast. Aga ühesõnaga täna siis loodame, et tuleb ilusam päev kui eile. Ma hakkan siin, kui Penelope nüüd magama, lakin oma küüned ära, mu küüned lagunevad täiesti. Ilmselt mingi vitamiinipuudus, mis ei ole imestada. Ja vaatab siin siis, kuidas meil päev läheb. Nii, me oleme nüüd uue tiirule jõudnud täna. Kell on mingi 6 praegu, Penelope magab ja me võtame natuke aiasaaduseid siit. Nii, võta. Kus paistavad suuremad? Tule siia poole. Ja vaatame siis, kus meil on siin suuremad porgandid. Näe, siit võib järjest võtta. Jaa, võta ise. Nii, üks. Oi, ei olegi nii suur. Vaatame, kas järgmine on suur. No, see on natuke suurem. Pisine tala. Ja, Tala. üks on täitsa beebi. Võtamegi järjest, ma arvan, siit. Siin ikka valida. Minust on pikk pungadi tala. Emme teeb toitu nendest. Ei taha need nüüd süüda, mitte praegu. Praegu tahad süüa või? Jah. No, sihukese saagi võtame tuppa siis. Sa võid selle beebi ära süüa, vaata selle pisikese. See on sulle paras. Tahan see süüa. Ei no, ma tean, et sa ei söö seda ära. Süün ikka. Tere hommikust. On 6 aega möödas Penelope sündimisest. No kellaajaliselt veel ei ole. Aga on 4. oktoober. Ja täna on Penelope sünnipäev, minisünnipäev. Esimene minisünnipäev. Ja tänase päeva puhul siis meile tulevad külalised. Tuleb minu õde. Ta ei ole veel Penelopet näinud. Ja nad siis, nad proovisid siin ka varem tulla, aga siis olid mõned takistused. See on minu õde Penelope. Ja oli siin mingi, küll olid teised külalised juba siin ja siis oli, et liiga palju rahvast nagu ei tahtnud. Ja siis et nad tulevad külla ja ma eile tellisin ühe koogi ka, et siis saame seda kooki süüa. Tahan seda kooki süüa.
ja pärast sööme Melinda, kui külalised tulevad. Ja jah, et mis ma nagu ütlen, et ma arvan, et Penelope on olnud võrdlemisi sihuke tubli laps ja me oleme päris palju olnud üksinda, Melinda ja et jah, et selle kuuga siis me olemegi enamus ajast olnud üksinda ja Hermannil oli siis võimalus tulla Eestisse siis, kui oli see, siis kui Penelope sündis. Paariks päevaks tuli, siis vahepeal tuli paariks päevaks ja nüüd ühesõnaga ta on terve kuu peale olnud vist mingi nädala jagu meiega. Aga ülejäänud aja oleme siis olnud üksi, ema oli ka abiks. Aga jah, päris raske on selles mõttes ise olla rahulik. Et ma mõtlen, kui on niisugused nagu momendid, kus mõlemad lapsed nõuavad midagi. Et siis ise rahulikuks jääda on väljakutse tegelikult minule. Aga jah, aga muidu üldises plaanis on meil õnneks kõik hästi, lapsed on terved, mõlemad lapsed on terved, ise olen ju tegelikult terve. Et ma ei ole küll ise veel sinna sünnitusjärgsesse kontrolli veel saanud, et mul on alles aeg oktoobris, 16. oktoober. Aga mul on siin kõhuga probleemid, aga üldiselt ma arvan, et on mul hästi laias laastus. Ja jah, muidu Penelope sööb ilusti, kosub ilusti, võtab ilusti juurde, et viimane perearsti aeg oligi meil siis 2. oktoober. Et ta oli ilusti juurde võtnud jälle, et saime kiita selle eest ja kõik muu pikkus oli ka 52 senti ja pea ümbermõõt oli normis, et kõik oli hästi praegu. Ja jah, et proovime nüüd siis vaikselt mingit rütmi hakata looma, et päeva esimene pool on enam-vähem nagu ennustatav, aga päeva teine pool on siuke rohkem, et kunagi ei tea, mis see päev toob nagu, aga päeva esimene pool üldiselt on nagu alati sama. Ja jah, õue proovime ikkagi minna, kuigi väga kaua seal aega ei saa veeta, aga ma tahaksin rohkem, aga vähemalt me käime iga päev õues. Jah, ja püüan siis vaikselt ka oma tööasjadega edasi tegeleda oma firma asjadega, kuigi see on ka mõnikord on nagu, kuna minu töö on selline tähtaegadest sõltuv, et siis kui selle tähtaja lähedal on just lapsed parasjagu pahast tujus või on raske päev, siis on raske, aga üldiselt püüan asju ette teha, et kui on niisugused head päevad, siis proovin tööasju ette teha ja niimoodi siis lihtsalt laveerida oma asjadega. Kodu on mul kogu aeg korrast ära, aga sellega lihtsalt tuleb leppida, et ma ei lase ennast sellest häirida, et kodu on bardak, et kogu aeg on mingid tolmurullid veerevad ja plekid ja asjad on laiali. Et vähemalt sellest, ma arvan, mul ei ole mingit stressi. Mul on stress pigem sellest, et kas ma jõuan oma tööasjad ära teha. Ja jah, et kas ma lastega saan piisavalt tegeleda, mõlema lapsega. Aga jah, et täna on siis selline päev, et nüüd ma lubasin Melindale, et Penelope magab, et ma siis annan oma tähelepanu Melindale. Melinda siin kannatlikult ootab, millal ma selle kõne siin ära lõpetan, aga panengi praegu kinni siis ja lähen Melindaga mängima.